kaks ja tervitan ka kõiki neid, kes meid Delfi TV vahendusel on jälgimas, oleme otsepildis ka Delfis ja loomulikult need inimesed, kes siis veebi teel meid jälgivad, ütleme nii, et päeva kõige olulisem hetk on saabunud ja alati oodatud poliitiline debatt siis gaasituru jaoks olulistel teemadel ja tänasest debatist on siis osa võtmas Martin Helme, EKRE, Tõnis Mölder, Keskerakond, Jürgen Ligi, Reformierakond, majandusminister Riina Sikkut, sotsiaaldemokraadid, Tarmo Tamm, Eesti 200 ja tegelikkuses varsti äkki liitub meiega ka Aivar Kokk üle videosilla. Aga nii nagu ma teile kõikidele ütlesin ka, et annaksin igale erakonna esindajale siis 1 minuti, et milline hetkel on teie erakonna vaade varustuskindlusest tänasel päeval Eestis ja millisena näete gaasi rolli siin lähitulevikus. Martin Helme, alustame sinust. Aitäh. No, ma arvan, et üldine pilt on pisut parem, kui me võisime siin kevadel karta. Ma arvan, et meile on siiski küllaltki palju udu aetud, et mitte öelda, meid on eksitatud sellega, kui hästi kõik on või kui korralikult me kõik oleme hakkama saanud, et tegelikult see, et LNG terminal ei ole ühendatud võrku ja me jätkuvalt tänasel päeval ka ei tea, kuhu need põhilaevad tulevad, on ikkagi tegelikult täielik läbikukkumine. Ja sellel läbikukkumisel on nimed küljes. Kindlasti me neid nimesid saame nimetada ka. Aga elektrivarustuskindlusega meil on olukord parem. Seal on üks suur risk ja see on see risk, et Narva jaamadel ei ole enam jahutusvett ja siis me oleme muidugi kõik pimedas. Pärast seda, kui Nord Stream õhku lendas, ma arvan, et ei saa sellesse riski suhtuda, et see on ainult teoreetiline. Nii et vedelkütuse puhul ma arvan, et me keegi väga vist ei muretse hetkel. Aitäh, Tõnis Mölder, palun. Ja, ma arvan, et olukord on selles mõttes väga kriitiline, et me oleme täna väga suures kriisis, julgeolekukriisis ja me tegelikult ei tea, mida homne päev toob. Suure tõenäosusega kogu see varu, mis meil täna on olemas, me suudame selle aasta lõpuni elada hästi ja turvaliselt, ma arvan, seda ütleb siinpool saali olevad inimesed kui ka ekraani taga olevad inimesed. See, mis toob meile jaanuar, me tegelikult ei tea. Mulle tundub, et valitsus ise ka ei tea, mida meile jaanuar toob. Selles osas meil on täna oktoobri keskpaik. Gaasitarbimine ehk kütteperiood on alanud ja tegelikult meil ei ole vastuseid, kuidas me selle kütteperioodi lõpuni elame. Ehk ma arvan, see on nagu üks väga suur kriitiline koht. Ja teine asi on see, et mulle tundub, et ei olnud aga aru saadud sellest, et tõesti kõik need riskistsenaariumid, mis julgeolekuohuga on seotud, on täna realiseerumas ja isegi nii karm, kui seda ka öelda on, nad realiseeruvad ka kõige nendes mustemates toonides. Nii et selleks ei olda valmis, aga kui küsimus oli, et kuidas gaasi tulevikuna näha, siis gaas oli ja jääb, nii et selles mõttes ta ei kao kindlasti ära kuhugi. Vajadus selle järgi on olemas. Küsimus on lihtsalt see, et milline see keskkonna pool seal on ja kindlasti see keskkonna roll tuleb sisse ja seda me siin ka eelmises debatis väga selgelt kuulsime. No te õnneks endise keskkonnaministri teate, et gaas on väga keskkonnasõbralik kütus, aga lähme Jürgen sinuga edasi. Sõltub valikust. Ei, ma arvan, ta teab, et nii keskkonnasõbralik ka ei ole, aga ma arvan, et küsimus on mest olukorrast, mitte otseselt veel gaasist. Ja ma arvan, et siin parteiline tänitamine tegelikult ei aita mitte kuidagi ja mingit erakonna seisukohta, et olukord on väga hull, ei ole mõtet ka mulle esitada. Ma ise arvan, et ma ise selles mõttes, et ma ei räägi siin mingisugusest organi otsusest, et tegelikult kokkuvõttes saadakse hakkama, et oleme siin kuulanud ja vastandanud ka neid vastakuti pannud turuosalisi, kelleks on siis üks, kes vastutab pigem taristu, teine, kes tegeleb gaasi ostu müügiga, era ja riik, tohutut pinget oleme vaadanud, aga ütleme nii, et raske on siin nagu mingisugust poolt valida või ka mõtet, sest aeg näitab. Et minu arust saab taristu valmis ja minu arust saadakse ka gaas ka kuidagi ostetud. Aga kus ma tean, et see ei ole mingisugune parteilise otsuse küsimus, et elu näitab. Ma olen selles mõttes pigem optimist, aga vist ei tohi olla, et tuleb tänitada. Aitäh, Riina. Ja ma siin saan Jürgen Ligiga nõus olla, et väga kaval küsimus, sest hinnang varustuskindlusele ei ole kuidagi poliitiline. Et tegelikult baasstsenaarium
on ju see, et meil on nii gaas kui elekter olemas. Aga me oleme sõjaolukorras, nii et tuleb maandada nii seda riski, et oleks meil see energia kättesaadav, aga nii nagu on ettevõtetel inimestel oluline, hind on samavõrra tähtis. Aga ka valitsuse jaoks esimene prioriteet on selle energia tagamine, sealhulgas gaasi tagamine ja teiseks see, et ta oleks taskukohane. Nüüd gaasi puhul siin ega õiget vastust ei ole. Vahel harva on sellised olukorrad, et mõlemal poolel võib õigus olla. Ja tõesti Baltikumi ja Soome piirkonnas on piisavalt gaasi. Aga nii nagu riskistsenaarium on siin juba mainitud, ega Eesti on olukorras, kus meil ei ole ei oma mahutit ega praegu siis terminali, mis paneb meid teistega võrreldes ebavõrdsesse olukorda ja riskistsenaariumite realiseerumise korral ongi võib-olla meie mured siis suuremad ja selle maandamisega tuleb tegeleda valitsuse tasandil ja ma arvan, et siin tegelikult on kaks sõnumit, et kuna on sõjaolukord ja energiat kasutatakse relvana, siis tegelikult esimene on see, et me ei karda, me tuleme igal juhul toime ja teiseks kinnitus see, et nii nende füüsiliste molekulide ja elektronidega kui taskukohase hinnaga tegelikult valitsus tegeleb iganädalaselt. Tarmo. Jah, Eesti 200 on sügavalt rohepöörde usku ja seega meie sõbrad on tuul ja päike ja biogaas oma olemas ja muud biokütused. Ja ühtlasi saame ka aru, et täna ei ole nagu ideaalne olukord, sest et mõndagi on jäänud tegemata ja sellepärast me oleme natukene hädas. Ja saame ka aru sellest, et gaas laias laastus jaguneb kaheks, et eelmine ettekandja just rääkis, et on suurepärane biogaas ja siis natukene halvem maagaas, eriti halb on siis, kui ta Venemaalt tuleb. Aga et me peame täna valima natukene halbade variantide järgi. Ja mida siis nagu teha annaks, võib-olla oleks üks variant see, et kui riigil oleks selline pikk plaan ja pikk vaade, ehk ta suudaks öelda, et kui kaua Eesti gaasi kui maagaasi kui sellist ülemineku varianti kasutada on nõus, et siis oleks võimalik teha pikaajalised lepingud ja tundub, et juba praegu oleks võimalik saada maagaas 35 euro peale sealt 170 pealt, et võib-olla ma eksin, aga eks te teate paremini. Aitäh ja meiega on liitunud ka Aivar Kokk. Aivar, kui sa mind kuuled ja siin on ka suure pildi peal näha, et küsimus oli selles, et milline on Isamaa hinnang varustuskindlusele ja milline gaasi roll tulevikus võiks olla. Minut aega. Ja aitäh, et on mind kuulda. Jaa, väga hästi. Et mina olen väga kriitiline, et kui Jürgen ütleb, et ei ole vaja kriitiline olla, siis tegelikult märtsikuus need otsused, mis tegemata jäi või vastupidi, tehti kõik selleks, et Alexela ei tooks laeva ja ei saaks terminali ehitada. See, mida täna Elering takistab ja jokutab ja venitab, on tegelikult olukorral olnud selle, et kui kevadel oleks otsused tehtud, oleks täna gaasi 50-60 euro vahel. Täna ostame me 250 euro juures megavatt-tundi, et need halvad otsused ja kui me olime rahanduskomisjonis nädal tagasi sama teema arutelul, siis ma ei näinud seda soovi riigiettevõtte poolt, et lahendada see mure ära, et kui detsembris Eesti ettevõtjad tooksid laeva, et siis see gaas tõesti jõuaks mööda toru Eesti tarbijatele ja Inčukalnsi ülejääk, et hilisematel aegadel kasutada. See jutt, et täna Soomest jõuab laev ja sealt tuleb gaas Eestisse, ei ole usutav, sest Soome tarbib selle gaasi kõik ära, mis sinna sadamasse tuleb. Et praegu on ainuke lootus see, et valitsus ja Elering selgelt annavad sõnumi, et kui Eesti ettevõtjad on valmis laeva tooma, siis see gaas ka saab torusse lasta. Aitäh. Ma nüüd heas mõttes utreerin muidugi siin ja Jürgen küsimus sinule, et oskad öelda ka, et kuidas siis Reformierakonna ja Taavi Veskimäe arvamused varustuskindluse osas niivõrd kokku jooksevad ja kas ma saan õigesti aru, et te olete täna siis asunud positsioonile, et turg eksib, et süsteemioperaatori vaade on ainuõige ja turuosalised eksivad? No mina ei tea, et ma oleksin üldse siin poolt valinud, ma rõhutasin, et ma ei võta seda, vali seda poolt esiteks. Küll aga ma ütlesin, et parteilisel tänitamisel pole mõtet. Aivar vist ei olnud, ta magas, ei kuulanud seda, omistas mulle selle. Ja ei, mina ei ole
süüdistamas kumbagi poolt. Ma nägin seda õhkkonda seal ja ütlen, et ma olen pigem optimist, aga ma ei tea, aeg näitab. Ma olin ka selles komisjonis, millest Aivar siin uhkelt kirjeldab, eks ta jäi jätta oma emotsiooniga seal, sest et nagu faktid tegelikult jäid väga puudu, et mis me siin meenutame koosolekut, kus tal ühel hetkel nagu jutt otsa sai. Kas meil kokku langevad? Ma rõhutan siin seda, et Reformierakond, mina ei ole Reformierakond, ma ei ole täitev võim, selles mõttes ei saa ka ma kindlat positsiooni võtta, et ma teen ära või et minu erakond on niimoodi otsustanud. Ei, valitsus on otsustanud, et see tehakse ära, tema vastutab ja minu tunnetus selles järelevalves, mis on meie töö, on, et pigem me saame hakkama. Pigem me saame hakkama nii gaasi ostmisega kui ka taristuga. Mul ei ole alust väita midagi vastupidist. See on mu arvamus. Riina ja siis Martin ja siis Tõnis. Ma täiendan, mina ei ole ka Reformierakond, küll aga täidesaatev võim ja siis Aivari väljendatud hirm, et kas gaas ei saa torusse või laeva ei lubata tulla, et see on täiesti alusetu. Et see mitte ühtegi takistust selleks ei ole, et kui on lahendus olemas, siis seda saab rakendada. Ja teine asi, mis ma arvan, et võib-olla järgmiseks 3 tunniks ka tasub meelde jätta, et tegelikult ju igas valdkonnas, et Eesti on nii väike, me oleme koos käinud lasteaias või koolis, kes on kellele korvi andnud, kes kelle pealt maha kirjutanud, lepingut rikkunud või mingit muud jamad, et täiskasvanud inimesed me suudame tegelikult koostööks kokku leppida, et ei ole, see ei takista gaasi torusse laskmist või mingisuguseid muid asju, et tegelikult me võiks sellest nagu üle saada. Kiire küsimus otsa, mis see kokkulepe täna siis on, et selles mõttes, et jääme ootama Soome laev jõuab Soome poole peale ja loodame, et läbi Balticconnectori saame, kuigi kogu 2 teravatt-tundi läheb Soome tarbimiseks või mis see kokkulepe siis täna on? Ei, kui Eestil oleks alternatiiv oma laeva näol või midagi sellist, et ei ole mitte mingisugust takistust selle nagu elluviimiseks või selle rakendamiseks. Takistusi on, aga kas on midagi tehtud konkreetset samme, et seda tuua siia laeva? No vot nüüd seda on tehtud konkreetseid samme, aga ma ei tea nüüd, kas see on nüüd piinlik tunnistada või mitte, aga riigil ei ole võimekust seda FSRU laeva ise leida ja rentida. Et see peab olema koostöös erasektoriga ja kui see lahendus on olemas, siis kahtlemata me saame koostööse kokkuleppe leida nii, et Eesti varustuskindlus talveks oleks tagatud. Martin. Selles küsimuses, mis mul ei kommenteeri. Sa oled Martin nüüd? Turg eksib. Mina vastupidi kui me kõik uskuksime turgu, siis me ju taristuga ei tegeleks üldse. Ja see täpselt sama seis oli 2013-2014 ja enne sedagi. Et me selles mõttes ei jäänud turule lootma, aga öelda nüüd, et mina olen sellel positsioonil, see on väga keeruline konstruktsioon. Võib-olla ma lihtsalt ei saa aru, et olete jõudnud siin arutelule mingi tõeni. Ja meil on väga palju infot ja pigem võib-olla valitsuse juhiga on see seotud need väljaütlemised, aga Martin ja siis Tõnis. Ja ma kõigepealt tahaks öelda, et parteilisel tänitamisel siiski on mõte, sest et mina jään praegu selgelt jõuan järeldusele, et nii Riina kui Jürgen räägivad sellest, et keegi ei vastuta. Aga tegelikult vastutate, te olete võimul. Te olete, ei, mina ei vastuta, sellepärast, et minul ei ole olnud võimalik neid otsuseid teha päriselt ka. Kuula nüüd lõpuni, eks ole. Kuskil on inimesed, kes vastutavad lõpuks. Ja need inimesed on need, kes on saanud rahvalt mandaadi, parlamendilt mandaadi ja vastutavad selle eest, et Eesti majandus kokku ei kukuks, et Eesti inimesed ei oleks külmas näljas ja nii edasi. Ja tulla rääkima, et ei, see vastutus on laiali ujunud, nagu me kõik teame, Pardi, mis asi, eks? Ei ole niimoodi. Teie vastutate selle eest. Mina nimetasin, kes mille eest vastutab. Kulla, Jürgen, ma lasin sul rääkida isegi siis, kui sa arvasid, et sa oled Martin. Nüüd jutt sellest, et riigil pole mingeid hoobasid. Kallikesed, pange amet maha, laske nende. Riina ütles just praegu, et riigil ei ole hoobasid. Vabandust, ma ei ole ei Martin ega Jürgen, aga kuulge. Selles mõttes, riik, nii nagu maailmarekordi kiirusel on kai ja toru ühendus rajatud, nii saab kõik teised asjad ka maailmarekordi kiirusel lahendatud. See ei jää poliitilise otsuse, aga vastutus on olemas, mina vastutan. Seda ei määri keegi laiali ega lükka ära. Vaataks nüüd tulevikku, mis on need asjad, mida veel tuleb teha. Vaatangi Riina tulevikku ja mäletan, kui ma nüüd õigesti mäletan, maikuus, võib-olla mõne kuupäeva sinna sassi, kui Elering kinnitas, et selle sadama ühendamine võrguga on no problem, neil on torud hoovis olemas.
näkku ütles mulle Taavi Veskimägi, neil on Need on torud juba olemas, meres kõik ka. teeme ära, ühendame ära ja ikka veel ei ole. Küsime, On. millal on. Ei Eelmisel ole. nädalal pandi. Aga vaat ei ole ühendust. Öeldakse, et novembri lõpuks, kui hästi läheb. Selge, Et noh, see ei ole ju, vaata, ma tahan öelda uuesti, meile on valetatud, et kõik on okei. See olukord muide ei ole lõppenud veel. Loeme tipud kokku siis, kui meil talv on ühel pool. No. ja aitäh, Tõnis. Ja kus ma tahtsin jõuda või mis ma ka tegelikult siin sissejuhatuses ütlesin, et mulle tundub, et noh, nii nagu siin oli näha, Aivar oli ühes kohas, Riina oli teises kohas, Jürgen oli seal nende kahe keskel, et noh, kui koalitsioon läheb sellele kütteperioodile, sellele kriisile vastu niimoodi, et isegi koalitsiooni sees ei ole ühtset arusaama, et mida teeb riik, mida teevad ettevõtjad ja mis on selle roll ehk Eleringi roll seal vahel, siis seda on väga kurb kuulda. Mulle tundub see, et tuleb tunnistada ausalt, Keskerakond kandis seda portfelli väga pikki aastaid. Ka kevadel, kui neid kriitilisi otsuseid tehti, oli see portfell meie kanda. Minu meelest siis me liikusime valitsuses 2 sammu nagu sellele asjale lähemale, siis tuli valitsusvahetus, oli see hea või halb, eks seda saab kunagi hiljem hinnata, aga ilmselgelt mulle tundub, et see suvepuhkus on olnud paljudel ministritel väga pikk ja seda otsust ja seda suhtlust, mis oleks pidanud olema kogu aeg Soome partneriga, see on ju tegelikult täiesti absurdne olukord. Täna on oktoobri algus ja me ei tea, kuhu ta läheb. Kui minister Riina Sikkut ütleks täna välja ausalt, kus ta tegelikult läheb, mida me kõik teame, aga ametlikult välja ei julge öelda. No me oleme täna selles situatsioonis ja see on tegelikult väga kurb. Ja minu meelest veel kord, riigi roll on tulla täna ettevõtjatele appi, anda see garantii, anda see kindlus, et ettevõtjad saaksid teha ära need investeeringud, need sammud, mis on täna selles kriitilises olukorras võimalikud. Ja ma olen selles mõttes Riinaga nõus, riik üksi ei suuda siin turul toimida. Ilmselgelt on vaja ettevõtjatega koostööd teha, aga kui me kutsume laua taha, nagu Aivar ütles, 3 osapoolt, Elering, Majandus-Kommunikatsiooniministeerium ja üks turuosaline, no vabandust, see on üks piinlikumaid koosolekuid, kus mina olen olnud, sest need 3 osapoolt omavahel ühte juttu rääkima panna, ma ei näita näpuga ükskõik kelle peale, aga noh, väga kurb on kuulda ja sellest sõltub tegelikult väga paljude meie Eesti ettevõtete, aga inimeste nii-öelda hea käekäik. Sinna me veel jõuame, aga enne Aivar oli pikalt juba käsi üleval. Aivar veel tegelikult ju vaatab nüüd Riina, kui mul on väga kurb, et sa tegelikult ei tea, et Elering ei ole seda ei Alexelale ega Eesti Gaasile luba andnud, et sealt kogu maht, mis laevaga tuuakse, ka maha võetakse. Ja sellist otsust ei ole tehtud, Elering ei ole tänaseni seda allkirja andnud, et nad on valmis laeva lasti maha ka. Seda ei ole. Ja Tarmo Tamm, palun. Et tegelikult olukord on täna see, et ettevõtjad on võtnud riski, ehitanud valmis terminali ja samas on 6 kuud Keskerakonna ministri ajast märtsist aetud mingi juttu, Soome juttu, kellega ei ole ühtegi lepingut sõlmitud ja täna ei ole ühtegi lahendust. Et ühel hetkel tuleks ka valitsusele otsus teha, et ministril Riina sinul, sest sinu alluvuses on Elering, et see leping sõlmitakse ettevõtjatega, et kui nad toovad detsembris 4 laeva, siis ka see gaas sealt maha pubatakse. Sellist otsust täna ei ole tehtud, sest üks asekantsler, kes sul on, teeb kõike selleks, et mängida ühte paati ja mitte eraettevõtjaga koostööd teha. Aitäh, Tarmo ja siis Riina. Ma tahan öelda seda, et mulle tundub, et ma olen just ainukene, kes võib kindlalt väita, et ei ole kuidagi selles segaduses osaline. Ja et Eesti 200 on küll liberaalne erakond, aga me nagu oma olemuselt kapitalistlikus vaates, et ma arvan, et me peaksime olema pragmaatilised ja eelistama nagu oma ettevõtjaid. Et meil ei ole mõtet mängida seda mängu, et soomlased ükskord juba ei teinud, et selles mõttes peaks selle nagu kõrvale jätma ja keskenduma sellele, et palju siis kõik asjad korda teha niimoodi, et see gaas sealt maha tuleks ja see oleks see lahendus. Ja tegelikult seda võib võimalikult kiiresti. Aitäh, Riina. Ja ma kinnitan Aivarile, et kui laev tuleb, siis gaas torudesse saab, ei ole ühtegi takistust. Aga kas Tõnisele kommentaariks, ma saan aru, et Tõnis räägib... Siiapoole või sinnapoole, jah, ei vastus, saal tahab teada. Ma saan aru, Tõnis räägib mingi kevadise kogemuse pealt ja mina ei kavatse kuidagi seda kevadet lahkama hakata, et miks Keskerakonna ministril see müts maha kukkus. 18. juulist, kui mina olen ametis, on koostöö kõigi osapooltega suurepärane, me otsime lahendust, sealjuures plaan B, aga vaata laevaga... Kuule, Tõnis, ja nüüd vastuseks laeva osas. Meil on kirjalik kokkulepe soomlastega, et laev tuleb selle kai otsa, kes esimesena valmis saab. Meie saame esimesena valmis. Venelased on vahepeal soomlaste jaoks gaasikraani kinni keeranud. Soomlaste varustuskindluse olukord on muutunud, ka riskid pärast Nord Streami plahvatusi on muutunud. Nende soov võrreldes kevadega on teistsugune ja nemad enam samasugust lepingut ilmselt ei allkirjastaks.
mina ei ütle esimesena välja, kuhu see laev läheb, sellepärast et mina soovin, et see tuleks Eestisse nii, nagu kirjalik kokkulepe on. Kui otsus tuleb teistsugune, siis peab partner selle välja ütlema, et nende vajadus ja varustuskindluse hinnang on muutunud ja neil on seda vaja. Väike kommentaar, Riina, võib-olla selle kirjaliku kokkuleppega täna on selline tunne umbes enam-vähem samasugune, et oled korteris, hakkad riideid selga panema, vaatad, väljas on ilm, tuult sajab, vihma tuleb kõike värki, aga siis vaatad, et aga ilmateade lubas ju +15. Noh, et olukord on nagu muutunud. Ja sellepärast me tegelemegi teise plaaniga paralleelselt, sellepärast me tegelemegi. Ja Jürgen, palun. Mina tunnen küll, et mina ei ole selles segaduses osaline. Mind kutsuti siia erakondade debatti ja ma kujutan ette, et see peaks olema poliitika kujundamise alal. Aga siit üks tänitab ekraanilt, üks tänitab sealt. Keegi ja väidab, et keegi ei vastuta. On ausalt öeldes, ega parlament ei tegelegi sellega. Oleme ausad, parlament ei tegelegi gaasivarustusega. Ta loob seadusandlikke ja õiguslikke eeldusi ja rahastuseeldusi, kui on vaja. Ja ta on üht-teist teinud, on mingi 30 miljonit eelarves, eks ole, kinnitatud, on mingid seadused muudatud. See on asjakohane jutt. See asjakohane jutt on see, kui me räägime, kuidas energiavarustatust kindlustada. Ja siin on tõesti erakonna seisukoht ja ma arvan, et kogu Eesti poliitiline seisukoht kogu aeg olnud, et eelkõige kollektiivselt. Et eelkõige ikkagi regionaalselt, isegi gaasil, rääkimata elektrist on efektiivne tegevus regionaalne, et kui midagi ühes pool juhtub, siis teine aitab välja, et ühendused tasakaalustaksid. Elektril on see nagu väga selgelt füüsikaliselt selge, aga jällegi, kuna ma siin ikkagi viitasin sellele poliitikavalikutele, mitte sellele, kes midagi kellelegi ütles, Taavi Veskimägi, jumal hoidku, kus on Taavi Veskimägi, miks minu käest küsitakse Taavi Veskimäe kohta, miks Taavi Veskimäe on siin ja seal suudes, see ei ole debati teema ausalt öeldes, tulge kutsume ta kohale. Küll aga sellest kollektiivsest energiajulgeolekust, et Soome praegust seisu mul raske teada, Riina seda kommenteeris, mina usun teda, aga ma tean seda, mis oli siin 7 aastat tagasi või 8 aastat tagasi, et sellest on nüüd legend, siin on turuosalised ka teid iroonilisi märkusi ja nägusid omal ajal, mitte ma ei räägi sellest praegusest saalist, et näed, et andsite soomlastele midagi ära või jätsite midagi tegemata. Noh, reaalsus oli see, et tolle peaministri, kelle nimi oli Taavi Rõivas, saavutus oli see, ja ma arvan, et see oli saavutus, et ta rääkis välja Balticconnectori. Tol ajal ei olnud üldse juttu terminalidest, oli see, et toru on eeldus, et tekiksid hoidmisvõimalused. Ja Soome oli vastu nii torule kui ka tegelikult terminalile. See oli Alexander Stubb ja pärast tema järeltulija, kes ütlesid, et kuulge, et meil ei ole seda üldse vaja, meil on siin olemas toru üle idapiiril. Ja kui tol korral oleksid need saavutused, mida rahastas Euroopa Liit ei rahastanud terminal praktiliselt üldse, küll aga rahastas Balticconnectorit 75%, mis näitab, et see oli kaalutud kollektiivne otsus, et sel juhul oleks Soome vahepeal väga hätta jäänud. Vene gaasi ei ole, turuga ei ole. Et selles mõttes need kõik teadvad süüdistused valitsuse suunas antud juhul on asjakohatud ja ma ütlengi, et poliitika julgeoleku küsimus on ikkagi väga kollektiivne. See hinnang on muutunud loomulikult tänu sellele, aga see tegelikult käib ka sellele oma hoidla teemal. Ja gaasitaristu on väga haavatav. Et ei maksa nagu panna kogu julgeolekut sellele, et kas on see hoidla siin või ei ole. Tegelikult on väga haavatav ikka. Aga üldine varustuskindlus, jah, on parem luua kollektiivselt. Jürgen, küsin kiirelt. Ütle mulle, mis peaks juhtuma, et kui me vaatame, Leedu jagas kõik ära, Eestis on mitte midagi. Seda usud, et see oli nii? Kas sa seda usud? Leedu, mis hetkest me räägime, ma ei tea nüüd päeva uudistest sel teemal, ma ei tea. Ma natukene ütlen, et Leedu jagas kõik võimsused ära, 10-aastased võimsused jagas ära ja Eesti sai võib-olla Eesti saab ühe laeva 39. Ja, see risk on, jah. Nii, ja siis on teine, mitte risk, vaid see on fakt. Ja teine asi on see, et täna Soomes ilmselt ei saa, et see jutt, et läbi ühenduste me jagame varustuskindluse, see on ju puhtalt tegelikult ju varustuskindluse eest vastutava institutsiooni sõnum olnud, aga mina küsin mis majanduses saab? Vabandust, mitte midagi ei lükka ümber see, kuidas Soome või Leedu käitub. Ikkagi torud on olnud abiks ja on praegu ka abiks. Ei, praegu ei ole. Nii, Martin, palun.
Ja, no ei ole üldse abiks. Soome oleks praegu meil on siin 2 Martinit jälle. Me rõõmustaks. Et kõigepealt muidugi selle jutu jätkuks. Et küll on hea, kui me teeme koos naabritega, no ei ole õnnestunud koos naabritega tegemine, aga ma tuletaks meelde siin, ma saan aru, Jürgen ei jälgi neid uudiseid väga, aga äsja, kui ma võib-olla mäletan, et oli üleeile umbes teatas Saksa võrguoperaator, et kui neil hakkab elektrit otsa saama, siis peavad naabrid arvestama, et Saksamaa keerab elektriekspordi kinni. Et vot niimoodi. Teatas Norra, et kui neil hakkab gaasi otsa saama, siis nemad ekspordi panevad kinni. Seesama Leedu näide. Leedu LNG terminal on see, mida meile Taavi Veskimägi kogu aeg reklaamib. Sealt me ju tegelikult midagi ei saa. Nüüd ma tegelikult tahaksin väga küsida, millel põhineb, Riina, sinu usk, et kui laev läheb Soome, siis me tegelikult sealt midagi üldse saame. Et minul seda usku lihtsalt ei ole, aga see ei ole küsimus usus. Et siin mõned on meil rohepöörde usku, aga see ei ole usu küsimus. Ei, see ei ole just nimelt, see ei ole usu küsimus, see on küsimus selles, et missugused on päriselt riskid, missugused on alternatiivsed lahendused, kui riskid realiseeruvad ja sellele ei ole ju teil mitte mingit vastust. Ja ma tahaks muidugi veel eraldi öelda, et on küll vastutajad, vastutab hakkab, eks ole, poliitiline vastutus, edasi läheb, seal on, eks ole, ministeeriumi vastutus, meil istuvad inimesed saalis siin, Timo Tatar, seal on edasi Eleringi vastutus, Taavi Veskimägi, kes on blokkinud üle 10 aasta igasugust LNG terminali, LNG siis hoidlat ja lihtsalt ma olen ise istunud valitsuse istungitel, kus nagu tuimalt näkku valetab sellest, kui hästi kõik on. Et selliseid inimesi, ta on kõige kallim inimene Eesti majanduses, ta maksab meile, ma ei tea, kui mitu protsenti SKP-st aastas. Et see on lihtsalt nagu õudne ja me kõik ütleme, et ei, meie usaldame neid. Aga miks te usaldate neid? Miks te ei pane neid tööle hoopis? Tõnis ja siis Riina. Ja ma tulen ka nagu selle juurde tagasi, et veel kord, me ei saa jääda selles kriisis, kus tõesti ma räägin julgeoleku ohu mõttes iga riik, ei ole olemas enam selliseid koostöömudeleid. Iga riik ikkagi väga selgelt kriisis võitleb iseenda eest. Me nägime seda koroonakriisis, me oleme näinud seda nüüd julgeolekukriisis ja meil on tähtis meie liitlased, partnerid, naabrid, nendega koostöö tegemine ja teatud projektides ongi see oluline. Aga ma arvan, need näited, mida sina, Martin, tõid, aga ka see, mis tegelikult realiseerinud on. Ja Leeduga koostöö on täna olnud hea aastaid, aga me saime seal täpselt 0. Lätis on meil mingisugune varu olemas, aga mina arvan, et kui ükskord kriis on käes, siis Lätis tuleb täpselt sellist nagu hingeauru ainult. Nüüd see sama Soome näide, 6 kuud. Ma ei tea, kas see laevakapten, et kes siis helistab selle laevakapteni ja ütleb, et kuhu sadamasse sa käid, et see laev ju liigub jumala hoidku, et ta mingil hetkel ju tahaks nagu selles mõttes, et ta ju mingil hetkel liigub siiapoole ja siis on vaja nagu välja öelda, et kummale poole ta läheb. Ja teistpidi, kui me nägime juba Soome poolelt, et Soome on astunud nii jõulisi samme selle nii-öelda taristu välja ehitamiseks ja see ajagraafik läheb ikkagi oluliselt meiega ühte sammu, siis oleks olnud just nimelt need 6 kuud see aeg, kus tegeleda reaalselt igapäevaselt Soome poolega aruteluga, et okei, viime siis selle Soome, see on võib-olla mingi kompromiss, aga mis siis on see teine lahendus, et mida me siis sealt Soome poolt vastu saame läbi selle Balti konnektori. Et minule tundub, et seda teist poolt ka täna ei ole ju kokku lepitud. Ehk siis meil on täna olukord, kus põhimõtteliselt laev läheb Soome ja meile endale ei tule läbi toru mitte midagi. Ja siis me oleme täpselt siin üksi, sest kõik teised, Läti, Leedu, Soome, nendel on taristusvõimekus olemas, nendel on varustuskindlus olemas, aga meil ei ole ja meie jäämegi sõltuma väga palju sellest, mida siis meie ettevõtjad on suutnud nagu turul ära teha selles väga keerulises situatsioonis ja kas nad on valmis seda riski võtma. Ja olgem ausad, täna ühelgi Eesti ettevõtjal sellist riski võtta, me ei räägi siin ju täna 10 miljonitest, me räägime teatud olukordades ikkagi väga pikkadest investeeringutest, väga suurtest summadest ja ilma riigipoolse toetuseta, ilma riigipoolse garantiida selliseid investeeringuid teha või otsuseid vastu võtta, no ilmselgelt ükski ettevõte ei võta sellises majandusolukorras täna seda suunda. Riina, Jürgen ja siis Aivar. Kõigepealt tahtsin kommenteerida seda, et ma olen Martiniga täiesti nõus. Usaldus ja koostöö on väga olulised. Ja kommentaariks selle Euroopa pildi kohta, et ma arvan, et suhteliselt julgelt võib öelda, et kõik need väljaütlemised on olnud seotud mingisuguse sisepoliitilise taustaga, populistlik soov oma valijatele meeldida, öeldes, et me teistele ei anna. See ei ole populistlik soov, see on sinu ülesanne valitsejana oma inimeste eest hoolitseda, see ei ole mingi populism. Ma kommenteerin neid Saksamaa ja Norra väljaütlemisi. Ja, Saksa poliitiku ülesanne on hoolitseda sakslaste eest. Just, aga siin on see inimeste ootus saada sõnumit, et hoiame kõik endale versus olukord, kus
ka Saksamaa ja Norra puhul tegelikult pikas plaanis nende jaoks oleks varustuskindlus paremini tagatud ja hind madalam, kui ühenduseks toimiksid. Kui nemad ei tee seda esimest käiku, et midagi kinni keerata. Ega see aus seis on selline, mitte keegi Euroopas protektsionistlikust käitumisest ei võida. Kõigil energiaministrite kohtumisel minu soovitus kolleegidel on olnud, et hoiame need protektsionistlikud instinktid nüüd vaos. Lõpuks see on valus kõigi jaoks. Aga kahtlemata sisepoliitika teistes riikides ka, valimised on lähenemas, kõik soovivad seda sõnumit välja anda ja see ongi see põhjus, miks me räägime riskistsenaariumitest nii palju, et kui kuskilt see laine lahti läheb ja keegi hakkab oma ühendusi katkestama ja teistele ei anna oma elektrit või gaasi, see laine rullib üle Euroopa ja ka siis Eesti võib olla olukorras, kus lätlased ja soomlased vaatavad meid kahtlase pilguga, et oot-oot-oo, meil on siin piir ju vahepeal. Ja sellepärast meie peamegi rohkem pingutama ja Tõnisele selgituseks, et tõesti ka alternatiivsed kokkulepped me soomlastega töötame välja, et mis on see viis tagada ka Eesti varustuskindlus ja see, et kui on vaja riigi garantiid, jah, me oleme valmis seda andma, juba praegu nii toruühenduse kui kai ehitamisega seoses riik on võtnud olulisi riske või kandnud neid kulusid, et siin ei ole jäänud praegu ei poliitilise otsuse ega rahalise riski võtmise kartuse taha need asjad. Liina, kiire küsimus, lihtsalt tundub, et arusaam ei ole vist nagu sama. Esiteks, kui me räägime Soome Ingo terminalist ja me räägime seda, et Soome valitsus täna on andnud juba mõista põhimõtteliselt. Esiteks on väga vähe suhtlus sellel teemal olnud, tuli välja, et 2 teravatt-tundi on võimalik nii-öelda sealt saada ja lisaks on öeldud, et Nord Stream 1 ja 2 plahvatuste järel Balticconnectorit ei saa usaldada, et nende ettevõtlus ja tarbijad satuksid ohtu. Nüüd ma küsin, kas miks meie valitsusele on Balticconnector suurem garantii kui soomlastele? Sest soomlastel on see ainus ühendus, meil ei ole. Aga me ei saa ju kusagilt mujalt, meil on Leedu kinni ja me ei Läti hoidlas on. See on nii väike kogus, aga ma lihtsalt küsin, et meil jääb gaasist hetkel nagu puudu. Ja, ma küsin, et miks teil tuli põlema ei lähe? Aga see tuli põleb juba ammu. Aga miks te siis midagi ei tee? Issand jumal, 18. juulist ma olen igapäevaselt LNG teemaga tegelenud ja nii soomlastega kokkuleppe Eesti jaoks alternatiivne lahendus kui leedulastelt lisaslotid eestlastele absoluutselt kõigega tegelen ja Eesti ei jää ka Leedust ilma gaasita. Ma räägin sellest FSRU-st, mida meil siia vaja on. See on nagu põhiline. Nii, Jürgen, palun. Ma ikkagi tuletan meelde, et me peaksime siin pidama erakondade debatti. Mitte tänitama Saksamaad, mitte Taavi Veskimägi, mitte Norrat, isegi Riina Sikkutit tingimata mitte, isegi Taavi Aasa. Riina Veikakene valitsuses, kes jaa, tema oskab küll, aga Taavi Aas oli see minister, kes pidi tegelikult neid valikud tegema, et ma ei saa nagu üldse aru, et kedagi kolmandat kogu aeg tänitame. Tegelikult me peaksime kirjeldama oma põhimõttelisi otsuseid ja minu arust Riina on seda viimati väga hästi teinud, et eelkõige ikkagi tagatakse varustatus kollektiivselt ja kui Saksamaa käitub sitasti, vabandust, siis ongi sitasti ja me peame ta ette võtma ja me olemegi võtnud teda. Minu arust Euroopa ministrite kohtumistel seda tehakse, minu teada tehakse seda kahepoolset. Me ei peaks ka nagu uudiseid jagama, eks ole, et kas sa oled lugenud uudist, ikkagi poliitikavalikute konteksti. Norra ju ka, eks ole, lasi sõnumi lendu, meil peaks olema kohe mure, nad ei ole Euroopa Liit, aga nad on majandusruum. Selgub, et kas see vist ikka päris nii ei olnud, et ta keerab elektri kinni, vaid ta tegelikult ikkagi mõistab, et tal endal tekivad ka lüngad. Et mis see lahendus siis on? Kas Eesti rahvuslik maagaas või? Napib teist ausalt öeldes, et ikkagi keeruline. Hoidlad kõik on suured, maksavad torud, et teha sinna mingisugune pisikene oma asi, eks ole, tõenäoliselt maksab. Ikka tuleb kaaluda, äkki on koos parem teha. Äkki on liiga riskantne või munasid ühte korvi panna. Et selles mõttes need poliitikavalikud on ikkagi see võimalikult suur koostöö nii siis, kui partner käitub halvasti, kui ka siis, kui ta koostöös on täpselt oma meelt või sama meelt ja need on ajas muutunud. Venemaa on leidnud, eks ole, üles, et merealuseid asju saab ka õhku lasta, kes seda siis nagu tervemõistlik inimene pidi planeerima. Eks me kõik tajusime, aga selle riski tõenäosuse hinnati ju väga madalaks ja sellepärast ehitati ka torusid.
mere alla. Ja öelda nüüd, et noh, et mis see Taavi Veskimägi ütles ja nii edasi, no mis me siis arutame parteidega. Okei, ma siis küsin niimoodi, noh selles mõttes, et mune ühes korvis ei hoita, see on nagu mõistlik, sellega on nõus. No ülejäänud on ka mõistlik. Mis see poliitikavalik on siis? Täna ma saan aru, Jürgen, poliitikavalik on olnud see, et kollektiivselt tagame selle molekuli. Nüüd tuletame meelde, et täna meil nüüd seda molekuli ei ole võimalik Leedust saada ja meil ei ole suure tõenäosusega seda võimalik ka Soomes saada. Nüüd ma küsin, mis on poliitikavalik sellises olukorras? Seda ei otsusta ükski Eesti partei, kas Leedu annab selle või ei anna. See, kuidas ta seda jagas, siis ma olen ka seda kirjeldust kuulnud. Mis see poliitikavalik on siis? Poliitikavalik on teha mõlemat. Luua endale eeldused ja luua eeldusi kollektiivseks tegevuseks ja sellega tegelebki. Mina väidan, et ka Riina Sikkut tegeleb sellega. Ma olen kindel, et Taavi Aas ei tegele mitte millega. Tema käis Riigikogus ütlemas, et ma sõna-sõnalt tsiteerin seda, tema käis ütlemas, et ei, kõik inimesed on nüüd hädas. Elektri hind tõusis. Võib-olla mõni üksik ei ole hädas, aga kõik inimesed on hädas. See oli tema poliitiline avaldus sel ajal, kui ta tegelikult pidi kogu oma higi ja vaeva panema energiainvesteeringutesse ehk pakkumise suurenemisse. Sealhulgas, eks ole, terminalid, torud, kõik asjad, elekter ja nii edasi. Muide sama tegi Andres Sutt. Tuli oma eelarvega, tal polnud seal peaaegu midagi energiajulgeolekus, kuigi see oli väga selgelt augustis-septembris eelmine aasta selgelt kogu innovatsioon, kogu ettevõtlus, kogu see asi peab keskenduma energiapöördele. Aga tal ei olnud seda seal. Ütlen ausalt ja ma pahandasin temaga ka. Tõnis, palun. Ma saan aru, et poliitiline valik oli Jürgeni mõttes nagu Taavi Aas, aga no okei, see on 5. märtsil sa saad selle, kuhu ma tahan jõuda. Ega meil neid valikuid väga enam alles ei olegi jäänud. Üks, mis meil on see, et veel kord me peame maksimaalselt tegema kõik selleks ja veel kord see on võti ja võitub koostöös ettevõtjatega, riigipoolsed garantiid koostöös ettevõtjatega, et Eestisse tuua see laev, et Eesti ise saaks neid asju teha. Sest veel kord, me oleme praegusel hetkel näinud, iga riik seisab oma rahva eest, me võime öelda, et see on sisepoliitiline võitlus, see on välispoliitiline võitlus, vahet ei ole. Me näeme, mis on reaalsus. Reaalsus on see, et teised riigid ei tule kriisis naabritele appi ja see on kahjuks reaalsus. Ja kui me tõesti saame Leedust 0, Läti, mina ütlen veel kord, mina sellesse, meil on olemas lepingud ja meil on olemas teatud hulk gaasi sinna broneeritud, aga see, mis puudutab Läti poolt, siis veel kord, mina arvan, et kui on kriis Lätis, Leedus, Eestis, siis ilmselgelt see gaas ei jõua sellises koguses Eestisse nii, nagu ta peaks. Nii et veel kord, meie suund täna ja valik on ainult see, et tegeleda oma varustuskindlusega, mis võib-olla isegi turu mõttes läheb meile oluliselt kallimaks maksma, aga veel kord, vaadake tänaseid olukorda, tänast majanduspilti, me olemegi selles situatsioonis, kus ma ei tea, kriisi mõttes tulebki rohkem raha panna turule. Ma ei tea, koroonakriisi puhul me ei küsinud keegi, palju läheb testimine maksma või palju on haiglaravikulud. Eks täna tagantjärgi me mõtleme, et võib-olla ei olnud kõige mõistlikum investeering, aga tollel kriisi hetkel tundus see meile kõige mõistlikum tegevus. Täna on samamoodi kriis, täna tuleks samamoodi seda mitte raha lugeda selle koha pealt, et kas euro sinna või tänna, vaid pigem ikkagi tagada see varustuskindlus Eesti ettevõtjatele ja inimestele. Ja Aivar ja siis Riina ja siis oli, lähme edasi, Aivar, palun. Jah, et natukene naljakas on see, et veebruari lõpus oli teada, et Leedust gaasi enam ei tule Inčukalnsi, mis jõuaks Eestisse. No, need kõik poliitikud, kes siis pidid otsustama, tegid nagu näo, et seda ei tea. Ja Elering, kes peab kindlustama varustuskindlustuse ka, jättis selle tegemata. Ja märtsikuus tulevad 2 ettevõtjat, kes pakuvad, et nad ehitavad terminali, toovad laeva ja gaasimure lahendatud. Selle peale valitsus teeb otsuse, et hakkame läbirääkimisi pidama Soomega ja lükkame oma ettevõtjad, kus see ja teine. Mina, Riina, teen sulle ettepaneku, et kui sa ei ole siiamaani aru saanud, et tegelikult ühtegi kokkulepet ei ole tehtud Eleringi ettevõtjate vahel, siis kutsu homme Alexela, Eesti Gaasi ja Eleringi juhid oma kabinetti ja palun lase kirjalikult teha kokkuleppe, et kui tuleb detsembris laev ja siis on võimalik need 4 laevatäit ka detsembris läbi torude pumbata. Täna sellist kokkulepet ei ole ja Eleringi juht räägib, et kuskilt mujalt võib laev tulla, aga Eesti ettevõtjate laeva ei ole kokku lepitud. Oodatakse mingisugust paberit, mis juba 2013-2014 aastal taotlust ära tehti, kui lihtsalt mõni peaminister andis kingituseks ära terminali ja kui Jürgen ütleb, et tore need toru sai, siis Jürgen tead väga hästi, et see toru on nagu peenike soolikas, mis on palju peenem, kui meil on siin läheb Läti poole toru.
et täna üldse, et see probleem lahendada on ainult ministri käes ja palun kutsu need inimesed laua taha ja pane enda kui omaniku esindaja õigused paika, et Elering teeb need paberid korda ja kirjutab allkirjad, et garanteerib Eesti ettevõtjatele gaasi vastuvõttu, kui laev tuleb. Täna seda kokkulepet ei ole ja kogu kriis on selle taga ja sellest me räägime juba viimased pool aastat. Mingit lahendust ei ole tulnud. Riina ja siis Martin. Ja keegi ütleb, et meie siin laua taga ei otsusta, siis meie peamegi otsuse tegema. Eesti inimesed ja ettevõtjad on praegu selle taga, meie maksame neid gaasiarveid ja läheme pankrotti lõpuks. Aitäh. Aivar, see gaas saab torudesse. Selles mõttes, et need jutud on juba hammu peetud, et siin ei ole mingit täiendavat kokkulepet vaja. Aga ma tahtsin hoopis seda öelda. Mina olen veendunud optimist ja teate, võib juhtuda, et me elame selle talve üle. Näeme isegi aprilli, et kas me räägiks ka sellest, mis on gaasi potentsiaal, ükskõik kas me räägime aktsiisipoliitikat või midagi muud. Ka kevadel ja okei. Ja Martin. Ma tahtsin paar asja öelda. Riina ilusa jutu kohta sellest, kuidas sina oled optimist ja kuidas sina usud naabritesse ja usaldust tead. Kui lapsed on naiivsed, siis see on nunnu. Kui täiskasvanud inimesed on naiivsed, siis see on ohtlik. See on ohtlik. Ja praegu see jutt, et sa oled iga päev tegelenud, vaata, siin ongi nüüd probleem. Vasakpoolsete jaoks on tähtis protsess ja ei ole tähtis tulemus. Parempoolsete jaoks on tähtis tulemus ja protsess ei huvita. Ja see, et sul on protsess iga päev, ei huvita. Tegelikult ka ei huvita. Kus on tulemus? Ja ma muidugi ütlen Jürgeni jutu kohta sellest, kuidas tuleb arvestada, mis kõik maksab ja me kaalume ja me arutame. No vaata näe, 10 aastat on arutatud ja kaalutud ja senti saetud ja selle aja jooksul ei ole tegelikult tehtud mitte midagi. Leedukad tegid, leedukatele on mingid riskid maandatud, ega neil ka kõik ei ole ideaalne, aga mingid riskid on maandatud, soomlased tegid, neil on mingid riskid maandatud, aga vaat meie olime nii kavalad rehepapid, et meie hoidsime raha kokku ja teadsime, et midagi ei juhtu. Ja tulemuseks on see, et me maksame palju rohkem. Tarmo ja siis Tõnis. Jah, ma tahtsin, üllatun ikka vaatan, kuidas poliitikud suudavad distantseeruda oma erakonnast ja alustada jälle justkui kõike otsast peale, et nagu varasemat ei oleks olnudki. Et see tunne siin vahepeal tekkis. Ja mis nagu oluline on veel, et miks see tagasivaade oluline on, see on sellepärast oluline, et tulevikus mitte neid sammu vigu teha. Et kui me jälle räägime, et tuleb, termin jälle lõpuks ei ole, siis poole aasta pärast võib jälle uuesti ju rääkida, et tuleb ja keegi enam ei mäleta, et eelmine kord ju ei tulnud. Et see on tegelikult see. Tõnis. Ma saan aru, et me mingil hetkel läheme ka nagu tuleviku teemadesse, aga ma siis alustan juba, et ilmselgelt mina rääkisin ju sellest, et meil on vaja see talv üle elada. Mina ei ole kindel, et jaanuar, veebruar, märts meil see kindlus on olemas. Kui Riina ütleb, et on olemas, no vaat see ongi see poliitilise vastutuse küsimus. Et ilmselgelt minister ütleb, minister vastutab, valitsus ütleb, valitsus vastutab, sest ka nende käes on need hoovad. Nüüd teine asi on see, et mis puudutab tulevikku. Mina ilmselgelt, nii nagu ma ütlesin, et gaas jääb, aga seda keskkonna aspekti ei tasu ära unustada. Ja kindlasti siin me näeme oluliselt keskkonnasõbralikema, keskkonna lähedasemaid teemasid, aga see ei ole selle talve küsimusega, selle talve võti. Selle me lahendame ära 10, 15, 20 aasta jooksul. Meie küsimus on see, kuidas me elame üle selle talve. Nüüd ma tulen ühe teise teemaga siia sisse, mis puudutab seda, et aga gaas selline, kui hinnalae mõttes, kui kõrge see hind täna on tarbija jaoks, kui kõrge see on ettevõtja jaoks, need, kes tarbivad seda gaasi. Ja siinkohal on küll nagu see roll, et minu meelest riik ei ole tulnud appi ei kodutarbijatele ega tegelikult ka nii-öelda ettevõtetele. Et ma arvan, et küll ainuke abi, mis riik on teinud, on see, et see ettevõte, kes nagu aprilliks suudab oma uksed lahti hoida ja pankroti ei ole välja kuulutanud, siis saab valitsuselt kiituskirja. Juba üks pankrot on, võtame kiiret teema kokku, Jürgen ja Riina. Ma ei tea, et teemad kokku saab võtta, aga noorele kolleegile, kes siin avastas, et keegi nagu distantseeruks millestki, et nii käib see asi, et riigis ei korralda kõik asju partei. Ja kui mineviku kohta valetatakse, siis tuleb täpsustusi esitada. Loomulikult minevikust õpitakse. Et ma korra... Partei ei tee kõike, valitsus ei tee kõike, Riigikogu ei tee kõike, vastutajad on tegelikult jaotunud ja kui Elering ei saa hakkama, siis temal ei ole ühegi parteiga tegelikult pistmist. Ja kui Saksamaa või Norra ei saa hakkama, siis ei ole pistmist. Aga siin seltsimees ütles ekraanilt jälle, kuidas anti ära mingisugune hoidla 2013-2014. No kus see hoidla oli siis? Et mismoodi teda siis anti? Mina mäletan neid arutelusid, ma ei olnud ise küll vastutav minister, aga põhimõtteliselt seisnes ikkagi selles, et toru on eeldused ka hoidlate väljaehitamiseks.
toru otsus oli selles mõttes nagu väga lihtne teha, et seda toetas tuliselt ka Euroopa Liit ja rahastas. Hoidlaid mitte. Ja kui nüüd erasektor ütleb, et kõik jäid tegemata, mina saan aru, et Aivar laulabki ainult erasektori laulu, võtab ainult poose selles suunas, siis teinud siis ise see hoidla. Aga no reaalsus oli selle hoidlaga ikkagi see, et meie olime nii väike turuosaline, et oligi mõtet kaaluda. Tollastes oludes, kus me ei teadnud, et Putin nii hulluks läheb, kus me tegelikult ei teadnud, et torusid hakatakse õhku laskma, kus me tegelikult arvutasime, kus valdav huvi ühiskonnas oli odav gaas, valdav huvi. Ja kui meie läksime, see oli paar aastat varem, üks juhtum, kus me tõstsime ka natukene gaasiaktsiisi, milline kisa oli siis? Et mis silmakirjalikud, oi gaas läheb kalliks, gaasimaksud midagi läheb ju metsikult kalliks ja mis Vene oht, mis Vene sõltuvus siis? Gaasi on vaja ja kõik liputasid ennast sinna külge. Et oli seda ettenägelikkus siis ka ja nendes oludes langetati mõistlik otsus. Praegu toru, terminalid otsustame hiljem, praegu need ei tasu ära, tulevikus võib-olla tasuvad. Erasektor ei pannud oma raha sinna alla, et praegu süüdistada ei ole ka mõtet selle pärast. Et see oli kahepoolne arusaam, et see terminal ei tasu ennast ära ja tõenäoliselt teda pole vaja. Nüüd on uus olukord ja nüüd tulebki otsused üle vaadata, aga igaüks ei vastuta iga asja eest. Iga partei ei pea võtma positsiooni, kas see laev tuleb või ei tule. No milleks? Mul on viimane küsimus Riinale. Riina, sina oled ainukesena kabinetist siis nii-öelda öelnud, et sinu jaoks on huvi, et see laev jõuaks siia Eestisse. Ma küsin seda olukorda, kas kabineti liikmetest oled sa ainukene seal, kes seda tahab ja kes selle nimel on valmis tööd tegema või sa oled põhimõtteliselt hunt lambanahas? Ei, ma ei ole ainukene, et see toetus on tegelikult palju, tegelikult see toetus on palju laiem. Aga ma tahtsin hoopis Martini vastata, siin see ring läheb nii pikaks, aga... Midagi sa teha, pärast saab edasi rääkida. Midagi ei ole teha, ma võtan selle teema kokku ja me läheme aktsiiside juurde, sellepärast et tuli vaikselt sisse juba. Ja väga hea, et aktsiisist juttu tegite. Ma olen iga aasta aktsiisidest rääkinud ja kuulake nüüd mind siis. Meie kehtiv aktsiisimäär, ma gaasist räägin, 3,79 euri megavatt-tunni kohta. Lätis on aktsiisimäär 0,55 eurot megavatt-tunni kohta, mis on tööstusele mõeldud ja kütmise jaoks on 1 euro ja 65 eurosenti. Nii, Leedus on 54 senti megavatt-tunni tööstusele ja 1 euro ja 8 senti muu tarbimise jaoks. Hetkel on Poolas aktsiisivabastus gaasilistele kütustele alates käesoleva aasta 1. jaanuarist. Küsiksin kohe, Jürgen, miks meie aktsiisimäärad on niivõrd kõrged, miks meie ettevõtted peavad gaasi eest rohkem maksma? Ma remargi korras ütlen, kunagi mäletan, Keit Pentus-Rosimannus oli samuti paneelis, siis rääkisime gaasist, et kas gaasi võiks toetada, siis ütles, et jah, gaasi võiks toetada, aga vaatame, kus see pärit on. Täna Venemaa tarned on keelustatud, me toome mujalt gaasi, kas toimub ka muutus aktsiisiga maksustamisel? See on esimene küsimus. Kas me hakkame oma aktsiisimäärasid ka vaatama, et mis toimub Lätis, mis toimub Leedus, mis toimub Poolas, Saksamaal, meil on nagu 4 või 5 korda vahe nii-öelda ja teine asi on see, et kas me hakkame nagu aktsiisimäärasid ka diferentseerima. Et kui me ütleme, et tööstusele anname odavamalt, anname siis tarbijatele kõrgema määraga. Teeme mingit vahet, eratarbija, äritarbija. Palun. Miks peaks kogu aeg vahesid tegema? Mina ei tea, kui teil on 4-5-kordne erinevus, siis meil ei ole. Et me vaatame seda, et aktsiisi osa gaasi hinnas on praktiliselt olematu. Ja see ei määra tegelikult olukorda. Määrab ikkagi gaasituru hind, tema kättesaadavus praegu ja teha mingit soodustust, et ennast tugevamini gaasi külge siduda. Mina kindlasti ei ole nõus. Ja mina kindlasti las ma nüüd põhjendan ka. Et lihtsalt ei ole nii, et huvigrupp ütleb oma huvi ja siis mina pean kaasa kogutama. Ei ole. Tuleb ikkagi vaadata aktsiiside määramisel, ütleme praegu 2 asja. Üks on see, et fossiilide gaas või see aktsiis peaks olema palju ühtlasem. Sellega praegu Euroopa Liit muide tegeleb ja gaas on saanud siin kunstliku eelise. Loomulikult tuleb tunnistada, et gaas on kordi keskkonnasõbralikum kui mõni teine fossiil ja see peakski olema pigem süsinikupõhine. Aga kui energiapõhine minu arust, aga seda arutatakse.
ja teha riigiti mingisuguseid soodustusi ja üksteist üle osta, et see ei ole tegelikult viljakas tegevus. Keegi ei soovi üle osta, kõik soovivad sarnaseid tingimusi. No mis sarnased, et see, kui keegi võidu joosta soodustus... rohkem maksma sama ettevõtte võrrelduna kui Lätis näiteks. No mõne asja eest peab jälle vähem maksma, mõne asja eest maksab rohkem, mõni vähem, sellepärast et ka riigil on vaja asjade eest maksta, kui on tegelikult kriisid, mis praegu on reaalsus, me kaitsekulusid tõstame sisuliselt poole võrra, et siis tuleb ju seda raha ka kuskilt võtta. Aga seda ei peaks tegema subsideerimise. Öelda, et Vene gaasi ei ole siia lubatud. Siin igal juhul, isegi gaasinduses kehtib üldine turunõudluse olukord ja see, kui kuskilt teeb gaasi üle, siis keegi või seda nõudlust suurendatakse, siis kuskil see hinnatõus tekib. Et see ei pea olema tingimata sama molekul, sama toru, aga turg on ikkagi üsna seotud omavahel. Aitäh, Martin. Ja ma sissejuhatuseks alustaks, et meie olime valitsuses, meie aktsiisi langetasime. Ja langetasime ja mitte ainult gaasiaktsiisi, vaid ka diisliaktsiisi. Jääme gaasi juurde ja langetasime ja oleks tahtnud rohkem langetada, aga ei suutnud seda läbi suruda koalitsioonis. Loomulikult Rahandusministeerium oli ka vastu, aga Rahandusministeeriumi vastuseis oli minu mure. Ja põhjendus, miks me neid aktsiise langetasime, oli väga lihtne, sellepärast, et nagu te kõik olete siin korduvalt rääkinud, Eesti ei ole saarekene, Eesti tegutseb mingis majandusruumis, kus teistel on odavamad sisendid. Ja kui me tahame, et meie majandus oleks konkurentsivõimeline, meie ettevõtted oleks konkurentsivõimelised, kui me tahame, et meie inimestel makstakse palka, mitte ettevõtteid ei maksaks makse ära hirmsal kombel ennem seda, siis on see mõistlik tegevus. Nüüd me oleme sellel aastal 2 korda esitanud aktsiiside langetuse eelnõud Riigikogusse. Nii ühe korra siis, kui oli eelmine valitsus, Keskerakond Reformiga, ühe korra nüüd uuesti, kui juba uus valitsus oli, tegime parandusettepaneku, eks ju, eelnõusse, mis ei läinud läbi. Nii et, ja seda ei toetatud. Ja küsimus on ka signaalis ju. Küsimus on signaalis. Jürgen, sa ütled täiesti õigesti. See on nii väike osa sellest lõpphinnast. Kui hind on 300 ja see on 3, eks ju, siis ta on tõesti väike osa, aga see on signaali küsimus. Kas siin nagu üldse huvitab, kuidas Eestis ettevõtted hakkama saavad, kodumajapidamised hakkama saavad? Ja vastust me ju teame, tegelikult ei huvita. Aga mind näiteks huvitab. Ja minu meelest nagu iga Eesti poliitiku ülesanne oleks mõelda kaasa, koos muide huvigrupiga, kui vaja on, mõelda kaasa, kuidas teha niimoodi, et me oleksime naabritega konkurentsivõimelised ja kuidas meie inimesed vaeseks ei jääks. Nii et, ja muidugi ma pean ausalt öeldes puht niimoodi emotsionaalselt, ma vihkan aktsiise. Ja Riina. Ja sa vihkad ka arvete maksmist. Ja täpselt. Riina, palun. Riigi poolt ka vihkad arvete maksmist. Emotsionaalselt ja praktiliselt. Konkurentsivõime aktsiisid. Nüüd üks asi, mida küsimuses jätsid märkimata, et tegelikult energiaintensiivsetel on madalam määr. Neid on 10 Eestis on 2000 juriidilist isikut ja ma võin isegi, ma olen nii palju uurinud direktiivi ja te kujuta ette, kuidas poliitika on alguse saanud või? Alguses oli 4 või 5 miljonit eurot riigieelarves ette nähtud, et millega võiks toetada ja vastavalt sellele tehti siis tingimused ja siis vaadati, et mitu ettevõtet läheb, kui palju see nagu maksaks ja see on sellest ajast saadik. Niimoodi. Nüüd me räägimegi sellest, et teistel riikidel ongi väga hea sihitud meedet teha. Selles mõttes, et kui neil on energiaintensiivne ettevõte, siis nad saavadki öelda, okei, teie osakaal toote lõpphinnast, gaasi osa ongi kõige suurem, me teeme teile mingi sooduka, teised ei saa soodukat. See on Reformierakonna üks ka suur plaan olnud, et sihitud meede. Sellepärast teil ei olegi võimalik sihitud meedet teha, et kõiki lüüakse kirvemeetodil ühesuguselt. Et see on nagu üks asi ja loomulikult energiaintensiivsed ettevõtteid täna võikski rohkem olla ja täna on ju roheleppe paketis on pandud ka laua peale, et see peaks olema ühistel alustel. Nii-öelda täna on siis võib-olla üks ettevõte, kes toodab kurke, on Lätis energiaintensiivne ettevõte, kes saab soodustuse, aga Eestis kurgitootja ei saa, sellepärast meil on nii räiged reeglid. Ja see on puhas poliitiline valik. See on see poliitiline valik, mida täna on võimalik teha. See, kellel on rahandusministri portfell. Aitäh. Nii, paluks. Aga ma tahtsin vastata. Kõigepealt ma tahan öelda, et ma mõistan sind täielikult. Minu esimene pettumus poliitikutes oli Rahandusministeeriumi analüütikuna, kui kehtestati elektriaktsiisi. Ja ma sain aru, et ei ole vahet, millise määraga keda maksustada. Oluline on, et 300 miljonit krooni eelarve jaoks kokku kogutakse. Sa ei kujuta ette seda isiklikku pettumust. Et ma olen nõus, et poliitikat peaks tegema teistmoodi. Aga kui me vaatame nüüd gaasiaktsiisi kui sellist, et
igas kitsas teemas võib öelda, et no miks nüüd nii ja miks me teistmoodi ei saa. Aga nüüd me oleme siin juba 3 tundi arutanud selle üle, et kas Euroopas mingisugune, kas asi on kollektiivsetes lahendustes või individuaalsetes. Ja siin on täpselt samamoodi. Kui me ütleme, et kõik peaks olema kriipsu pealt liikmesriikides ühesugune, see tähendabki täielikku harmoniseerimist. Kui me tahame iseseisvust, kui me tahame oma maksupoliitika ajamist, mida Eesti seni on selgelt toetanud, me ei taha anda maksupoliitilisi otsuseid Euroopa tasandile, siis see puudutab ka aktsiisi. See tähendab, et meil on vabadus otsustada, et need määrad on teistsugused. Küsimus on, miks täna pannakse kirvemeetodil? Miks? Seda, et maksab siis gaasi hinnast, räägime sellest ka. Ei, mitte gaasi. Ei, palju ta maksab gaasi hinnast? Palju see maksab, mille pärast me teeme seda lärmi praegu? Võtad näiteks 100 või 1000 mega, korruta läbi selle 3,59-ga ja see raha võtta siis Läti pool maha nii-öelda iga kuu maksad siis 3 euri rohkem, korruta megavatt-tundidega ilusasti läbi ja see ongi raha, mis võiks kätte jääda. Ja see on täna väga väike raha, on nõus gaasi sellest hinnast nii-öelda, aga see on täna ettevõtjad juba lipuobriteks pankrotti. Hakkame ootama vaikselt. Selge, gaasi pärast. Nii, ja ma tahaks lõpetada oma vastuse, et põhimõttena ma arvan, et biogaasile ja energiaintensiivsetele peaks olema madalam määr, aga üleüldiselt aktsiisipoliitika puhul, ükskõik kas kütuseaktsiis, gaasiaktsiis, tegelikult see väljakutse on palju fundamentaalsem. Et see rohepööre, mis siin märksõnana on läbi käinud, see tegelikult tähendab seda, et need nii-öelda traditsioonilised energiakandjad, mida me oleme seni maksustanud ja eelarvetulu toonud, see on järjest vähenev osa eelarves. Ja me peame kuidagi selle uue energy mixi või uue energiatootmisreaalsuse puhul selle maksustamiskeemi saama paika niimoodi, et ta on õiglane nii ettevõtjate kui tarbijate jaoks, aga tagab ka mitte väheneva eelarvetulu. Ma võin öelda juba ette vaatavalt, kuidas see läheb, võetakse energiamaksustamise direktiiv vastu, seal on minimaalsed määrad, aga riik vastavalt oma eelarvevajadustele disainib need ilusasti ära, vaatab tarbimist ja tegelikkuses see niimoodi lähebki, et keskkonnapoliitikas ole Tõnis Mölder olnud. Ja, tulles nüüd üldiste aktsiiside põhimõtete juurde, siis muidugi, need, mis on keskkonnale kahjulikumad, nende aktsiisimäär võiks olla kõrgem, need, mis on madalamad või keskkonnasäästlikud, neil võiks olla aktsiisimäär madal. Nüüd see võrdlus teiste riikidega, osad riigid on teinud seda ajutiselt, osadel on alaliselt. Ilmselgelt näiteks Poola on hea näide, läksid Euroopa Komisjoni, küsisid alla miinimumit, taotlesid endale erisuse ja said selle minu meelest isegi paari kuuga. Ei olnud vaja 3 aastat Euroopa Liiduga läbirääkimisi ja komisjonilt mingi eriloa saamist. Ei, öeldi, et okei, seekord on hetkel selline kriis, aktsiisimäära võite viia sellisele tasemele. Nüüd meie küsimus on see, et kas me Eestina pigem läheme aktsiisiga mängima, mille puhul mina ütlen, et okei, me võime seda arutada, aga mina ise arvan, et see, mis ettevõtjaid ja eratarbeid täna rohkem aitaks kui aktsiisi alandamine, on see, mis puudutab võrgutasusid. Ja siin tegelikult eelmisel kütteperioodil ja eelmisel talvel tehti ja viidi võrgutasud alla ja saadi hakkama. Sellel talvel ei ole ühtegi sammu tehtud ja väga selgelt, ma arvan, nii ettevõtjate jaoks kui ka eratarbijate jaoks see võrgutasude alla viimine kas või ajutiselt, ma arvan, et see ei võta riigilt tükki küljest ära, aga tegelikult aitab väga paljusid ettevõtjaid seda rasket aega üle elada. Nii, Aivar, sulle sõna ka. Ma saan nii palju öelda, et kui 2020. aastal me aktsiisi langetasime, siis eile rahanduskomisjonis tegime otsuse, et see langetus vähemalt veel 1 aasta pikendada, et 2024. aasta maini on see soodsad aktsiisid alles ja kui sa ütlesid, et vahepeal ei ole intensiivseid ettevõtteid, energiaintensiivsete toetust suurenenud, siis ikka üle-eelmine aasta tuli mõned ettevõtjad sinna juurde ja minu teada see sama purkikasvataja, kellest sa räägid, on täna ikkagi sooduste sees, mitte ei ole sealt väljas. Aga selge on see, et tuleb vaadata oma aktsiisipoliitikas naabreid. Ja kui keegi räägib gaasi ei ole oluline, siis palun tehke selgeks, et toiduainete tööstuses 75% kasutab gaasi. Tööstuses üle 50%. Ja kui on vaja talvel tippkoormust, siis kui elektri tippkoormus on seal 1400-1500 megavatt-tunni juures, siis gaasi oma 2400 juures. Ei ole võimalik täna elektriga katta kõike, mida gaasi vähendada, sest elektri tootmist meil talvel tippkoormuse ajal Eestis ei jätku ja rääkimata seda, et Läti ja Leedu tootmine on kõik gaasi peal. Nii et tänasel hetkel gaas on väga oluline, et seda talve üle elada nii elektri koha peal
kui ka tööstuses ja kodudes, et sooja ja tootmises. Nii et ma veel kord teen, Riina, sulle ettepaneku, kutsu homme laua taha, et 3 osapoolt ja võib-olla jätta see asekantsler seekord kutsumata, saate võib-olla otsuse ära tehtud ja allkirjad paberile alla, et see laeva risk ettevõtjatel maha võtta ja tuleb see gaas kohale ja see gaasi saab siis 100-110 euroga megavatt-tund. Ei ole vaja toetusi maksta, vaid me saame ise siis hakkama nii ettevõtjatele kui ka elanikele. Jürgen, lühidalt. Ma vaatan, kolhoosi direktor jagab korraldusi siit laua otsast. Vabandust, ma ütlen vahele, mina ütlen, et see on erakondade debatt. Kuule, me kohtume esmaspäeva hommikul sealhulgas asekantsler, anna andeks, Aivar. Nii. Ma juba ei mäleta enam, kuhu ma minema pidin, et selle gaasi võrgutasud, eks ole, et me peaksime ikkagi mõne numbriga appi tulema, et teha ehitada nii suur loss gaasiaktsiisist, no siis tõestage ära, et gaasi hinnas on aktsiis oluline. Kolleeg räägib siin, et võrgutasu, et me siin tegime võrgutasu. Nende võrgutasudega oli see häda, et nad maksid eelarvele küll tohutu summa, 80 miljonit, aga ettevõtjad ütlesid, et kurat, ma ei tunne seda, et mis te selle teete. Et me käime ka iga kuu mitmes ettevõttes ja küsime selliseid küsimusi kogu aeg. See vajadus ja see probleem on äärmiselt ebaühtlane. Ja öelda, et me viskame 80 miljonit jälle, millest efekti tegelikult saajale ei ole, see on natukene naeruväärne. Et gaasi hinna probleem on ju ikkagi mujal kui aktsiisis. Et maksupoliitikas tuleb seda arvestada ja öelda lihtsalt, et me siin hoiame 3 senti kokku, eks ole, mingisuguse alandamisega, millest me pärast jagu ei saa. Üldiselt aktsiisid minule meeldivad sellepärast, et nad sunnivad säästule ja mina ei tea, kuidas sina siis said, Riina, niimoodi olla analüütik, et sa ei saanud aru, et tegelikult aktsiisil oli säästu eesmärk ka, et see, et mingi maks kehtestada, loomulikult tuleb ka öelda, et see tasub juhul ära, kui sellest ka raha tuleb, et ainult administreerimise pärast ei ole mõtet. Ja raha tulemine mõõdab ka seda, kui palju ta säästu stimuleerib. Ta on täitsa marginaalne maks tegelikult elektriaktsiis, aga jällegi tohutu palju kisa. Eelarvele samas kaalukas asi ja selleks, et riik saaks teha kõike seda, mida kõik talt nõuavad, no ikka makse tuleb koguda. Parem koguda tarbimismakse kui tulumaks. Väga seisukoht selge, lihtsalt võib-olla küsin siis üle, Jürgen, et sisuliselt sinu vaatevinklist ei ole vahet, et oled sa eratarbija, äritarbija, kasutad sa ühes kuus 100 megavatt-tundi või oled sa nagu pliidiklient, kõikidele peaks kehtima ühesugune aktsiisimäär. No seal on mingi mastaabiefekti võimalus ka, aga üldjoontes tegelikult see erandite tegemine sünnitab uusi erandeid ja uut ebaõiglust. Et aktsiisi eesmärk ei ole ju tegelikult soodustada. Aga see on ka tohutu kompromisside hunnik, et no kui printsipiaalselt lähtuda, siis peaks aktsiis põhjustama ühtlast kokkuhoida igal pool, aga no gaasi puhul on ta täiesti nagu mõttetu jutt praegu, sest et ta on nii väike osa hinnast. Probleem on hoopis mujal. Gaasi hind on proportsioonist väljas ka teiste energiakandjatega. Selles mõttes ka aktsiisipoliitikast praegu rääkida kui maailma kesksest teemast asjakohatu. Kiire küsimus siis igale annan siis vastamiseks, et võtan publiku seast ka ühe küsimuse. Mis on riigi plaanid siis, kui samal ajal on külm talv? Gaas saab otsa, Soomest meil ikkagi ei tule, Lätis ka midagi juhtub, Venemaa desünkroniseerib meid oma süsteemist, et kui kõik need halvad asjad juhtuvad korraga, mis on siis meie tegevused? Riina, palun. Desünkroniseerimise puhul see ainus häiriv faktor on see, et me pole saanud seda reaalselt kunagi läbi mängida ja et see ei ole meie otsus, vaid Venemaa otsus. Kindlasti ta teeb seda. Ja ta muidu läheb inimeste jaoks suhteliselt märkamatult 6-12 tunni jooksul Mandri-Euroopa sünkroonalaga suudame ennast sünkroniseerida, aga tõesti, sellisel juhul Eestis, Lätis, Leedus gaasijaamad pannakse tööle ja gaasi tarbimine suureneb aga seda, ükskõik kas me räägime strateegilisest gaasivarust, mida Eesti moodustab esimest korda, Eleringi varust, ka Eesti gaasivarust, mis juba Inčukalnsis olemas on, et see on see, mis meil võimaldab selle talve üle elada ja kui kahtlemata, et ka riskistsenaariumite puhul on need tarbijate kategooriad olemas, kodud ja gaasil toimivad kaugkütjad on prioriteet
et see on see, noh, nagu sa küsimuses viitad, et külm talv, keda siis esmatähtsaks pidada. Elektri puhul me räägime prioriteetsest kategooriast, kui hooldekodud, haiglad ja elutähtsa teenuse osutajad. Ma saan aru, et saame hakkama, kui kõik need asjad realiseeruvad, me saame hakkama. Aivar, palun. Ja mul on küll väga kurb tõdeda, et minister on, ma ei tea, mis usku läinud 2 kuuga. Tänasel situatsioonis Inčukalnsis on gaasi 30 teravati asemel 12 teravatti. Et kui jaanuari lõpus peaks juhtuma selline olukord, et elektrit ei tule, sünkroniseerimine lõpeb ja gaasi ei ole, siis tänasel hetkel ei ole Eesti võimekas sünkroniseerimist teha. See jutt, et siis paneme Leedu ja Läti gaasiturbiinid tööle, kui gaasi enam ei ole, siis ei ole võimalik turbiine tööle panna. See, et täna räägitakse, et Eesti on selleks valmis, siis küsi Eleringi käest 3 O-rattast, mitu O-ratast on püsti pandud. Eesti Energia pakkus, et ta paneb oma 4 täna seisvat põlevkivikatelt tööle selleks, et sünkroniseerimise aeg seda hoida taset, siis seda öeldi, et ei ole vaja. Tegelikult on see, et kui te esmaspäeval kokkulepet ei saa, et Eesti ettevõtjad saavad detsembris 4 laeva Eestisse tuua, ongi blackout. See on otseses mõttes talvel, kui peaks külm talv olema. Ma ei saa siiamaani aru, kuidas on ministeeriumis ametnikud, kes annavad sellist nõu, et kõik on hästi. Ma kuulsin seda muidugi Eleringi juhi käest ka, et kogu aeg on kõik hästi, nii gaasi kui elektriga. Meil on elektrit vähe ja gaasiga on päris katastroof. Ainuke lootus on, nagu sa ütled, et esmaspäeval on teil kokkusaamine ja saate seal allkirjad alla panna, seal kindlustunde anda ettevõtjatele ja see laev tuleks detsembris Baltiskisse. See on ainukene täna ellujäämise võimalus. Teine võimalus on muidugi soes talv. Tarmo ja siis Jürgen. Ja ma vastaks ka eelmisele küsimusele, et... Vasta sellele. Mis see küsimus on siis? See oli, et lugesin ette, et juhul kui kõik halvad... Aga siis ei olegi midagi teha, et siis ma arvan, et kannatame ära ja keegi kevadeks ära ei sure, et see on suhteliselt tõenäoline, nii nagu siin minister ettepaneku tegi. Okei, Jürgen. Miks me nüüd arvame, et see on maailmas esimene raske olukord, et ma päriselt ka, et vabadust kehtestades me elasime palju kehvemates tingimustes ka energiajulgeoleku seisukohalt ja palju vaesemalt ja külm tuba on mulle ikkagi aastakümneid tuttav, et ei juhtu midagi selle koha pealt katastroofilist, et me üle ei ela ja Martinile meeldib rääkida, et inimesed hakkavad surema, et jälle järjekordses sõnavõtus see tuleb, et täna juba ka tegi algust, aga küll me üle elame ja iseenesest see, mida Riina rääkis, et tuleb mulle tuttav ette, ma olen ka kuulnud neid samme, neid sünkroniseerimisi, neid varuvõimsusi, mis on, aga ma ei ole see, nagu algne infoalliks, et ma ei hakka refereerima. Aga jällegi see tagantjärele tarkus, et ei ole mitte midagi tehtud. Igas olukorras langetatakse otsuseid parima teadmise põhjal ja lihtsalt on olnud kogu aeg see suur huvi saada odavat elektrit. Ja see on üks kõige valem eesmärk, mis võib, ja gaasi loomulikult, et mida ühiskond ka praegu tohib endale püstitada, aga tänu sellele lükati neid investeeringuid edasi, kui praegu käib vaidlus Konkurentsiametiga, eks ole, selle universaalteenuse hinna üle, siis minevikus on olnud ju see kogu aeg võrgu ettevõtted on hambaid kiristanud, sest et Konkurentsiamet nõuab neilt väiksemaid investeeringuid oma hinda. Et see on olnud see ühiskondlik tung ja Konkurentsiamet on tõesti käitunud nagu Tarbijakaitseamet, mitte see, kes langetab nagu majanduslikult kalkuleeritud ettekirjutusi. Et meil oleks kallim elekter, aga kindlam elekter, gaasiga samamoodi kui tõenäoliselt, üle siiski igaks juhuks ei kanna, kui Konkurentsiamet või kui neid, kui ei oleks seda üldist ühiskondlikku ootust, et energia peab odav olema, ei. Odav energia ongi saatan, aga me peame tagama ennekõike tema olemasolu ja sellega on meil küll probleem. Aitäh, Jürgen, Tõnis ja siis Martin. No Jürgen ütles ju, et inimestele, et ela üle saa hakkama, et ma arvan, see ei ole see kindlasti see sõnum. Mina väidan veel kord, et kui see stsenaarium... Ära ela üle, ära saa hakkama. No okei, et ei no absoluutselt veel kord, et see väga lihtne... Ma ei öelnud just inimestele, ma ütlesin prognoosi, et inimesed saavad hakkama. Sina ütle inimestele, ärge saage hakkama. Minu jutu mõte on veel kord see, et tänase
situatsioonis on võimalik seda stsenaariumit veel ära hoida. Ettevõtjad ootavad seda riigipoolset tuge, neid samu kokkuleppeid, millest Aivar on rääkinud, seda sama riigi kindlust, et siis, kui see gaas on Eestis, siis on olemas ka tarbimine, on olemas see kindlus, et see gaas tarbitakse Eestis ära ja Eesti võtab selle gaasi siit samast. Kui me selle kindluse täna ettevõtjatele anname, siis need stsenaariumid, mida sina täna ette lugesid, siis see ei muuda ja ei mõjuta meie elu nii palju. Muidugi, kui on blackout, no siis on tõesti olukord ikka keskmisest halvem, aga noh, ilmselgelt siis ei paista meid ka see, et kas me oleme Eleringi juhi välja vahetanud, ministri välja vahetanud või pool parlamenti välja vahetanud, et noh, gaas ikka ei tule, et see nendest 101 liikmest väga vähe gaasi. Aitäh, Martin. Ja no ma kõigepealt muidugi ütleksin, et keegi ei sure ära, mina küll ei ole selles kindel, et noh, hea küll, ma võib-olla, kui musta stsenaariumi puhul ma ütlen, et surevad ikka, surevad inimesed oma kodudes, surevad vanade kodudes, surevad. Ja ma ütlen, ja ei, ma ei looda seda, ma ütlen, musta stsenaariumi puhul nii lihtsalt läheb ja loodetavasti siis keedetakse ka mõni poliitik seebiks pärast seda, et need ka surevad ära. Aga see jutt, et kannatame ära, no see ei ole soovitus, see ei ole, ma lihtsalt tahan öelda, et kui sa ütlesid, et mis on riigi plaan, vaata, noh, meil aetakse hästi sageli sassi, et kui öeldakse riik, siis tegelikult mõeldakse valitsus. Ja seda plaani on vaja valitsuselt. Noh, valitsusel on selle jaoks olemas omad allasutused, Elering, eks ju, mitmed teised allasutused, kes selle plaani peaks meil tegema. Aga noh, mina kuulen Riina käest ainult, et plaan on see, et oleme optimistid. No vaat see ei ole minu meelest plaan. Ja see ei ole, noh, ja kui Jürgen ütleb, et meil kõigil on tagantjärgi tarkust, eksid. Mina isiklikult olen rääkinud sellest aastaid ja aastaid, mida tuleb teha ja ei ole tehtud ja nüüd me siin oleme. Nii et ei ole tagantjärgi tarkus ja praegu ka me teame ette, mis hakkab juhtuma, kui läheb nii, nagu paistab, et läheb. Ja selle ärahoidmiseks on ka käidud välja korduvalt erinevaid mõtteid, ettepanekuid, konkreetseid plaane, no ei ole näha, et hakkaks neid realiseerima, nii et ega jah, ma olen Tõnisega nõus, et ega siis sellest enam ka kasu ei ole, kui keegi seebiks keedetakse, et lihtsalt siis on seda olukorda meile ehitatud, nii nagu on ehitatud. Aitäh, aga ma arvan, et võtamegi siin selle debati kokku selles mõttes, et meil on täitsa erinevad seisukohad ja see on täitsa okei. Ma arvan, et meil oli väga hea selline tulihingeline debatt, kus kõigil oli võimalus siis nii-öelda arvata, mis selle tänase olukorraga saab ja mis tulevikus. Nii et paluksin siis auditooriumilt ka üks oluline aplaus poliitikutele. Täname ka kõiki neid, kes meid siis täna kohale tulid ja kes meid Delfi TV ja veebi vahendusel jälgisid, nii et gaasituru konverents toimub järgmisel aastal. Loodame kõike paremat, et meie gaasiturg oleks ikkagi arengus, ikkagi püsivas arengus ja et need olukorrad ja riskid saaksid siin lähiajal ka maandatud. Nii et tänud kõikidele ja teile ma kõigile annan ka nüüd siis Gaasiliidu poole pealt ühe sellise väikse paketi. Ma küll ei nimeta, et see on nagu mingisugune blackout'i pakett, aga siin on siis natukene 1,2 aitab sellise pimeda külmaruumi nii-öelda olukorra üle elada. Aitäh! Aivar kahjuks ei saa. Nii, aitäh. Ja. Nii, aitäh sulle. Nii. Jürgen, suured tänud. Jürgen, suured tänud. Nii, palun. Nii, Tõnis, tänud sulle. Palun. Ja sulle siis 2 Aivar ja ma ka. Ja, palun. Ja, aitäh. No nii, konverents on lõppenud. Aitäh.